Iisraeli valimispäevani, mis toimub 27. oktoobril, on jäänud rohkem kui 3 kuud. Täna peab vasakpoolne Demokraatide partei oma sisemisi eelvalimisi. Rohkem kui 112 000 registreeritud demokraati olid hääletamiseks õigustatud. Nüüd loodi see partei 2024 aastal, kui Tööpartei ja Meretsi partei ühinesid. Toona valiti partei juhiks Yair Golan. Täna on see üks opositsioonibloki põhierakondi, mis loodab asendada peaminister Benjamin Netanyahut. Partei sõnul peegeldab nende nimekiri laia läbilõiget Iisraeli ühiskonnast. Nii et viimaste arengute kohta on stuudios meie vanem korrespondent Owen Oltmann. Ja Owen, kõik Iisraeli erakonnad ei korralda eelvalimisi. Demokraadid tegid seda. Tulemus selgus alles hetk tagasi. Mis on värskeim info? Mida saad meile öelda? No Benita, on olemas nimekiri, on võitjad, on kaotajad. Ja neile meist, kes jälgivad Iisraeli poliitikat päevast päeva, on siin mõned olulised inimlikud lood ja huvitavad poliitilised lood. Aga ma arvan, et välisvaatajatel on pealkiri järgmine. See on Iisraeli vasakpoolsete jõudemonstratsioon. Demokraadid, nagu sa mainisid, Benita, on erakond, mis sündis peamiselt Tööpartei ja Meretsi partei ühinemisel, kuid tervik on suurem kui osade summa. See on erakond, millel on meie viimase küsitluse järgi meie heebrekeelse sõsartele kanali jaoks potentsiaalselt 11 kohta järgmises Iisraeli Knessetis, mis on kooskõlas teiste küsitlustega. Ja Benita, see on väga tugev tulemus erakonna jaoks, mis viimastel valimistel oleks lihtsustatult öeldes saanud umbes 8 kohta. Üks erakond jäi napilt künnisest ilma. Igal juhul on positsioon paranenud. Ja miks? Peamiselt tänu sellele mehele tipus Yair Golanile, kellest sa rääkisid, keda me näeme oma ekraanil, keda suur osa, või mitte suur, aga teatud osa Iisraeli avalikkusest näeb kui võitlejat, kui omamoodi vasakpoolset jõulist populisti. Ja see vastabki sellele, mida osa Iisraeli vasakpoolseid tahab. Omaenda võitlejad, kes suudaks vastata Itamar Ben-Gvirile, populistidele ja Iisraeli parempoolsetele. Kedagi, kes tõesti paneb teisele poolele vastu. Ilma piiranguteta, vabandusteta. Yair Golan tuleb ka mainida, et 7. oktoobril endine Iisraeli sõjaväe tippjuht läks 7. oktoobril ise Gaza ümbruse kibutsitesse ja hakkas võitlema. Ja ilmselgelt annab see talle palju usaldusväärsust kogu Iisraeli poliitilises spektris. Kuid just tema vastuolulised, taaskord võitlusimulised ja populistlikud avaldused on teinud ta teatud osa Iisraeli avalikkuse seas populaarseks. Iisraeli vasakpoolsed, inimesed, kes soovivad just sellist sõnumit. On ilmselgelt suured osad Iisraeli avalikkusest, kes ei soovi sellist sõnumit. Parempoolsed ja mis pole sugugi väheoluline, Benita, ka tsentristlikud vasakpoolsed, kellele Yair Golan eriti ei meeldi, kuid tema mängib oma võimalike valijate ja toetajate peale. Sa mainisid ka, Benita, et see on üks väheseid parteisid Iisraelis, mis korraldab eelvalimisi. Likudi partei eelvalimised võivad toimuda, aga ei pruugi. Praegu on need küll plaanis korraldada, kuid peaminister Netanyahu on selgelt öelnud, et ta ei soovi nende toimumist. Seega on tunda, et senised eelvalimised on hääbuv nähtus. Aga antud juhul oli see tõeline edu parteile, kes näitas sellega oma tugevust. 97 000 registreerunutest tulid ja hääletasid. Tiit, see ei ole väite number riigis, kus elab 10 miljonit inimest. Huvitav on ka märkida, et mitte kõigil telekanalitel ei lubatud seda sündmust kajastada. Õige, kanalil 14, mida Iisraelis peetakse parempoolseks kanaliks, ei lubanud demokraadid seda sündmust kajastada. Klassikaline lugu liberaalsest leerist, mis peab end ise liberaalseks. Kas see suudab võidelda illiberalismi vastu? Kaz peaks illiberalismi vastu võitlema illiberaalsete vahenditega. Kui nad näevad, et teine pool ei mängi ausalt ega järgi reegleid, kas nad peaksid siis looguma oma enda reeglitest ja hakkama samamoodi vastu võitlema? See onigi siin arutluse all olnud küsimus. See on küsimus, mis on päevakorral demokraatiates üle kogu maailma, eriti nende jaoks, kes peavad end liberaalse leeri osaks. Huvitav teema, mida kindlasti hakatakse lähikuudel põhjalikumalt käsitlema. Sa mainisid Benjamin Netanyahut. Ta mõistis hukka ühe rabi õõvastavad kommentaarid usuliste sõdurite kohta. Räägi meile neist kommentaaridest lühemalt. Ja kas on aeg, et peaminister happaks end sellistest skandaalsetest kommentaaridest väga-väga emotsionaalsel teemal distantseerima? Õige, Benita, see on oluline rabi. Leedu ultraortodokse sektijuht, kelle sekt moodustab suure osa Iisraeli Haredi kogukonnast, ütles ja ründas nii usulist sionistlikku sektorit kui ka armeed. Öeldes, et paljud neist, kes on armees usulisest sionistlikust sektorist, Benita, ei kaitse tegelikult riiki, kui nad on vormis. Nad tegutsevad riigi au nimel ja sisuliselt panevad toime mõrva. Õudne avaldus Iisraeli sõdurite kohta. Benjamin Netanyahu mõistab selle loomulikult hukka. Aga Benita, Benjamin Netanyahu ja tema toetajad võivad väita, et see on Netanyahule hea võimalus end ultraortodoksidest distantseerida.
Pärast seda, kui eelmisel nädalal võeti vastu nii palju seadusi, mis olid neile olulised, kuid palju vähem populaarsed laiemas Iisraeli avalikkuses. Aga Benita, ma ei arva, et see oleks kõige parem tõlgendus. See on Netanyahu jaoks väga ohtlik teema. Ultraortodokside küsimus sõjaväes. Nagu sina tead ja nagu paljud meie vaatajad teavad, on siin kontekstiks see, et enamik ultraortodokseid mehi ei teenita Iisraeli sõjaväes. Ja avalikkus näeb neid kui priisõitjaid, kes naudivad sõjaväekaitse eeliseid ise teenimata. Ja antud juhul lähevad nad koguni neid avalikult hukka mõistma. See teeb selle nende jaoks väga ebapopulaarseks väljaütlemiseks. Nad on seotud Netanyahuga ja on osa tema koalitsioonist. Iga kord, kui selline teema esile kerkib, eriti sellisel moel, on see Netanyahu jaoks negatiivne meediakajastus. See konkreetne juhtum kaob ära ja võib valimispäevaks ununeda. Aga sarnased teemad kerkivad kampaania jooksul kindlasti taas esile, pakkudes opositsioonile palju materjali, millega Netanyahut sellel teemal rünnata. See on Iisraeli parempoolses leeris lõhestav küsimus. Ja aitäh, et aitasite meil kõiki neid teemasid, sealhulgas lõhestavaid küsimusi lahti mõtestada. Vanem korrespondent Owen Altman, suur tänu teile!